tere, armsad sõbrad. Kätte on jõudnud selline päev või tund, kus siis võib-olla oleks hakata aeg vaatama, mis saab Iraanist. Nagu siis teada on, bensiini ja diisli hinnad tõusnud väga kõrgele. Trump seal tulistab väga hästi kõike. Vaatame siis, mis sõnadega ma mõtlen tulistab seal ja lubadusi annab. Vaatame, ma isegi mõtlen, kuidas ma seda nüüd vaatan. See algküsimus on hästi tähtis. Ma vaatan algul üldse USA, Iraan. Vaatame nii, ja ma vaatan, kas üldse annab mingit infot. Trump ja USA. Ütleb, et Trump on endale kindlaks. Seda, mis ta ütleb, seda ta ka välja hakkab andma. Tal on väga suured plaanid seoses Iraaniga. Aga siin vaata, minu jaoks see kaart ongi niisugune egode mäng. Ehk siis ma ei näe, et ta jõuab kompromissile või ta sooviks isegi kompromissi. Vaatame Iraani. Tal on mingid plaanid selle, see soovide kaart, tähekaart ütleb, et tal on mingid suured plaanid, aga tal ei ole nagu tasakaalu sellega. Vaatame Iraani. Iraan on pahas seisus tegelikult, sest Iraanil on rohkem mõõkasid, ütleb niisugune nagu poodukaart, mis ütleb, et Iraan paneb ennast kokkuvõttes väga pahasse olukorda. Väga pahasse olukorda, mõõgad on palju vastu võitlemist. Ma vaatan, mis neid seob ja mis sellest nüüd lähiajal. Ma ei tea, paneme mingi selle kuu lõpuni. Vaatame, mis sealt tulemas on. Ma keskendun siiski Iraani peale rohkem. Vaata, see valikute kaart võib kohe ära, et mitte midagi otsustatud 100% ei ole. Siin on umbes selline energia, et vaatame, kuhu see siis viib. Võtame üks samm korraga, see mingi suurem pilt võib olla neil plaanis, nagu kirjas kuskil, aga ütleb, et samm-sammult lähenemist neil ei ole. Aga ütleb, et kuna siin mõõkasid oli Iraani pool rohkem, siis ütleb ikkagi seda, et Iraani poole ei mõtle kõike täielikult läbi. Nad panevad hästi emotsiooni pealt ja see tegelikult toob neile rohkem kaotust, vähemalt alguses. Siin tuleb lolli kaart ka sisse, mis ütleb, et tegelikult ei võida sellest mitte keegi. Kannatavad ainult inimesed, mis on muidugi arusaadav. Aga vaatame, kas panen natuke pikema perspektiiv. See on selline algenergia, mis ma tahtsin vaadata. Vaatame, kuidas see meid mõjutab ja vaatame, mis sellest Iraanist üldse saab. Mis saab Iraanist? Jälle tuleb sama poodukaart. Minul on selline tunne, et see mingi Iraani pealik või see, kes kõik otsustab, see vahetatakse välja. Ja nemad usuvad ikkagi oma sellesse jõudu, nemad usuvad, nemad saab kõigesse hakkama, aga ma ei näe, et see toob nagu edu. Ja ütleb, et inimeste jaoks seal on see lihtsalt nagu õudusune nagu. Vaatame, kuidas see mõjutab meid, see sõda. Seal paremaks kindlasti, ma ei pane pikemat perspektiivi, sellepärast, et energiad on pidevas muutumises. Vaatame, kas Iraan võib hakata USA poole vaatama. Ma ei näe. Pigem on nagu see enesekaitse kui sinnapoole millegi lennutamine. Praegu küll ei näita, vähemalt praegu sellist energiat ei näita. Aga mida teeb USA? No ikkagi oma tugevust tahavad näidata. Ja nemad arvavad, nemad teevad teene Iraanile. Vaatame, kuidas see mõjutab maailma, see sõda.
kuidas see sõda maailma mõjutab? No ikka rahaliselt, mis on kohe siuke suur rahakaart. Eks need ongi need õlid ja naftad ja kõik, mis see on. Ja kõik rahakaarid tulevad. Ehk siis siin võite oodata, et kõik läheb, kas tekib kuskilt mingi defitsiit või siis läheb väga suure hinna peale kõik. Aga neil peaks ikkagi seal sõjategevuses tulema mingi paus ka. Et ma ei näe, et see kogu aeg läheb ainult hullemaks, aga mingi hetk tuleb paus. Mingi aeg vist Trump oli selle pausi teinud ka mingi paar päeva. See tuleb ka. Ja siis arvatakse, on kõik, aga tegelikult ei ole kõik. Kas see lõpeb? No mina siit ikkagi praeguse hetke energiast ütleb ikkagi seda, et see, ma ei näe, et see Iraan kui selline riik ära laguneb. Ta jääb ikkagi eraldiseisvaks riigiks. Ja midagi neile pakutakse, aga nad ei võta vastu. Ma vaatan, kas see pakkumine oleks neile positiivne. Tegelikult oleks rahvale see positiivne pakkumine, mida USA pärast pakub, aga ma ei näe, et see vastu võetakse. Et ma arvan, et see veri, see keev veri on ikkagi nagu tugevam, mis ei luba, nagu ütleb ikka saatana kaartid panevad nii palju vastu, kui saavad. Vaatan, mis määral see siis mõjutab kõiki. See huvitav, seda kogu aeg mingi naise kaart. Mis see naine siis? Midagi Iraanis muutub naistele. Mul ikkagi tunne, et pärast seal midagi läheb vabamaks naiste jaoks. Naiste kaart on kogu aeg sees. Aga mina ei ootaks hindade alanemist. Mina pigem ütleks, et siin läheb veel kõrgemaks. Ja selle järelkaja või see mõju võib olla tegelikult üle aasta. Pigem võib oodata seda hullenemist. Ma vaatan, kas sellest tuleb ka oht Euroopale, sest Iraan vist oli ka hoiatanud, et kui keegi USA-t aitab, siis võivad tagajärjed olla mitte nii head. Vaatame, kas Euroopale on ohtu. Kas Euroopale ohtu? Mina ei näe, et Euroopa sellisel määral sekkuma hakkab. Vähemalt alguses küll mitte. See ütleb, see võib kaudselt tulla nagu mingit rahalist abi, aga mitte sellist, et sealt poolt minnaks saab või ma ei näe. Ja ütleb, et kui nad peaksid minema, siis ei, ma ei näe, et ei. See lisakaart ütleb, et ei lähe appi. See näitab nagu pigem suured tõenäosusega Euroopa eemaldub sellest, et me ei ole sinna segatud. Võib-olla midagigi tarka vähemalt oskavad teha või öelda. Aga kaubandus ja muu. No ma ei näe ikkagi, et päris kinni nüüd kõik jääks. Ütleme, et see kaubandus on ja seal ikka need mingid veed, kus seal kõik sõjad olid. Ma ei näe ikkagi, et see päris lukku läheb. Aga hinnad tõusud on ikkagi oodata. Ma rääkisin kogu aeg sellest 2026, et meil tuleb majandussõda rahadega. Kõik läheb poole kallimaks ja see ongi meie sõda. Nii et ma ei näe, et meie siin praegu kartma peaksime, aga olukorra eskaleerumine on kindlasti väga kaartides. Väga asjakohane. Aga Iraan kui selline ise riigi nagu kuskil ära ei kao. Vaatame, mida see Trump lähiajal plaanib seal. Ja tal on ikka mingid rahad, siis ainult rahakaardid tulevad, et temal on ikkagi see pihuks ja põrmuks. Vaata, siin tuleb see tornikaart. See on temale kasulik, see on Ameerikale kasulik. Ja siis on kogu aeg see soov, et talle, siin nagu ütleb justkui, et see oleks tal nagu kogu aeg soov olnud, et ta on ju teist korda seal oma ametil, et tal oli ammune selline soov Iraaniga midagi saab pihta hakata või midagi korraldada nii, nagu tema näeb. Tema tahab Iraani panna tööle nii, nagu tema seda näeb. Aga see ei lähe, mingil määral läheb läbi, aga mitte täielikult. Kuigi see oleks tema rahvale
Iraani rahvale kasulikum tegelikult. Aga noh, mingid õigused, ühesõnaga naised saavad, neile kuidagi mingil määral kergemaks, aga täielikult seal ikkagi ei muutu. Kuigi küsimus pole üldse selles, et vaadata üldse raha asju, need õli ja naftaid ja mis iganes. Aga no siin ongi see, no seal ikkagi karikate viis peaks olema ikkagi see, et noh, seal ohvrid peaks päris palju tulema. Aga ütleb, et tegelikult kõik ei ole veel kaotatud, tegelikult annaks seda pöörata üldse teistpidi, kui nad oskaksid seal natuke teistmoodi mõelda asjadele. Mina ei ole kumagi poolt selles mõttes, absoluutselt mitte. Aga nad ei näe, et siin taga on nagu selline most, noh, see on see, eesti keel. Sild, mis sõnad segamini. Et kui sa ümber keeraks, siis sa näeksid tegelikult võimalused on, et perspektiivi oleks vaja muuta, et aru saada, mis selle põhjus on. Aga see on nii naljakas, see nii kummaliselt näitab, nagu, et algul ma siis nagu pommitan, ma rikun mingid infrastruktuurid ja asjad ära ja siis pärast ma lähen nagu appi veel. See on nagu nii, see mingisugune väga tiippsühholoogia, ma arvan, mida seal kasutatakse. Ja siis pärast ma lähen aitama, minust Iraagiga oli suht sama. Pommitasid seal kõik ära ja siis pärast nemad olid suured päästjad. Ja kokkuvõttes, mis kasu sellest oli mitte midagi. Aga kes maksab selle eest terve maailm, mis kõik on kallis. Nii et popcorn kätte ja vaatame edasi. Ühesõnaga, ohtu meile ei ole. Praeguste energiate kohas.